Tere ka minu poolt. On ikka kuulda mind esimest korda ma vist niisuguse seadmega. Mul on rõõm teid kõiki tervitada ADE Actionil, nii minu kui ka kogu meie meeskonna poolt. Soovin ka tänada, et valisite esimeseks päevasessiooniks just selle, aga ei läinud kuhugi mujale. Meie visioon ADES on the place to be. Nii nagu avakõnes Ruslan ütles, seesama visioon on ühine nii meie klientide kontekstis, meie enda ja ka meie partnerite kontekstis. Ehk me ise tahame olla ADES, me tahame, et teil oleks koostöös meiega, ütleme nii, et hea olla, ja et meie partnerid siis läbi koostöö meiega saaks ka enda teenuseid ja tooteid arendada. Mina olen Bruno Enes. Minu vastutada on see, et avakõnes jällegi mainitud 10% teenust osakaal meie portfellis tõuseks. Ja seda peamiselt seetõttu, et kogu maailm, mitte ainult IT-sektoris juba palju aastaid liigub sellises teenuse keskse mudeli suunas. Meie ADES väärtustame pikaajalist koostööd meie klientidega ja me usume, et läbi selle koostöö me suudame täiendada ja nii-öelda siis arendada teineteist. Teie saate tegeleda oma põhitegevusega, oma äriga, see, mis teil paneb silmad särama, ja meie omakorda saame siis täpselt samamoodi tegeleda sellega, mis meil meeldib. Ja meile meeldib IT. Me näeme iga aastaga, iga päevaga aina rohkem võimalusi, kuidas IT muudab mitte ainult meie elu, aga kogu ühiskonna ja kõikide elu. Ja meil tõesti meeldib olla selles protsessis sees ja juhtida seda. Koos oma kolleegide ja klientidega üle terve Skandinaavia ja läbi partneri võrgustiku me suudame seda teha ka terves Euroopas. Seega meie kogemused, oskused ja võimalused olla lähedal tehnoloogiatele on tõepoolest selles piirkonnas unikaalsed. Läbi koostöö meiega meie klient kindlasti võidab aega, et tegeleda jällegi oma põhitegevusega, sest IT on ADE ja spetsialistide poolt kontrolli all. Me oleme loonud hulga teenuseid selleks, et aidata teil oma äris olla tundvalt edukamad kui konkurendid või siis kui ilma koostööd meieta. Ma teen kiire ülevaate teenustest, mis ma arvan, et on tänapäeval aktuaalsed siin nii-öelda meie turul. Ja on paar teemat, millest me räägime natukene detailsemalt. Ja nende kohta siis ma kutsun vastavad inimesed lavale selle presentatsiooni käigus. Aga paar sõna teenustest, mida me täna suudame pakkuda ja ma arvame, et paremini kui mõni teine seda teeb. Meie ettevõttes on kolmandik inimesi, ütleme nii, või kolmandik ettevõttes tegeleb meil tõrkpoolu valdkonnas. Ja tegelikult meie IT-teenused algavad päris sellest kaablist ja sellest, kus nüüd inimene neid teenuseid tarbib, nagu näiteks häiresüsteemid, mis on selles kontoriruumis, nagu kõiksugused läbipääsusüsteemid, valvesüsteemid ja nii edasi. Samamoodi meil on võimekus paigaldada, projekteerida ja ka hallata arvuti- ja telefonivõrke. Me müüme riistvara ja läbi e-shopi on võimalik osta, hiirt või kõige lihtsamad kaablit, aga teiselt poolt me müüme, pakume ja ka nõustame oma kliente ka
enterprise tüüpi lahendustes, nagu näiteks kettakastid, kõiksugused võrguseadmed ja nii edasi, nii et tegelikult meie võimekus pakkuda riistvara on maksimaalselt lai ja suur. Samamoodi ka tarkvara ja litsentsid. Samamoodi ka tarkvara puhul on siis eraldi valdkond esitatud meil, kus me teeme tarkvara auditit ja kaardistame ära kõik olemasolevad tarkvarad ja pakume optimaalsemaid skeeme, kuidas tarkvara soetada. Andmesidevõrgu teenused, olgu ta kohtvõrk, laivõrk, traadita võrgud, kõiksugused võrgud, kõike projekteerime ja hooldame. Seadmepajutuse teenus Eestis koos meie partneritega, aga viimane Ade ja Leedu ettevõtte, mis ütleme nii, et ost või liitmine Ade kontserniga tõi meile ka kõrgklassi datacentri ruumi meie enda teenuste ja toodete portfelli. Baltneta on niisugune firma, kellega siis koostöös või meie partneritega koos me saame pakkuda unikaalseid võimalusi kõrgkäideldavatele süsteemidele, mis on geograafiliselt siis erinevates kohtades, nii Eestis kui ka näiteks ka Leedu pool kui ka nüüd Skandinaavia, et me ei ole piiratud siinkoha peal ainult Eestiga, et nii nagu ka seal esimestel slaididel oli juttu, kui palju on meil erinevaid spetsialiste, siis tegelikult kõik see võimekus on meil käe ulatuses ja see teeb meid taas selles mõttes natukene või isegi mitte natukene, aga teeb väga palju teistsugusteks teistest partneritest, kes siin Eestis IT-teenustega tegelevad, mõnedest nendest. Et meil on võimekus kaasata nii spetsialiste kui ka siis näiteks ka datacentreid mitte ainult Eestis. Pilveteenused, siia alla nii public cloud'id, private, hübriidlahendused, absoluutselt kõik, mida meie klient vajab. Pluss klassikalised töökoha ja siis serveri haldusteenused, kus siis meie spetsialistid hoolitsevad kliendi infosüsteemide eest ja siis ka nii töökoha kui ka serveri. Turvateenused, kõik mis puudutab antiviirused, tulemüürid, taas meil on võimekus pakkuda seda teenust meie klientidele. Varundusarhiveerimine, nimed ütlevad iseendast. Videokonverentsi lahendused on eraldi teema, mida ma soovisin välja tuua, et kogu see digitaalne kontseptsioon või see maailm, mis meid ümbritseb, ühel või teisel moel suunab meid aina rohkem digitaalsetesse kanalitesse ja videokonverentsi lahendustel on siin täitsa oma selge ja suur koht olemas. Eritarkvara haldus on üks valdkond, mis võib öelda, et on suhteliselt värske või uus, aga kogu äri liigub rakendustesse, seda ka juba ütleme nii, et aastaid, aga võib-olla viimane siin aastased on kõige selgemini näha olnud, et ikkagi tarkvara on see, mis täna paneb rattad käima. Aga kogu seda tarkvara on vaja ka hallata, eriti kui ta on veel mitte mõne suure ja tuntud tootja poolt tehtud. Keegi kohalik võib olla mingi väike firma, seesama arendaja sealt on ammu kuhugi edasi liikunud, aga äri käib selle teenuse pealt, on vaja hallata. Me seda suudame teha. Garantiiteenused, me oleme mitte vähemalt, aga täpselt 2 brändile täna ametlik garantiikeskus ja me laiendame seda partnerite nimekirja. Projektipõhised tööd, konsultatsioonid, IT-juhtimine, ka IT-juhtimist või IT-juhti on võimalik täna osta teenusena sisse. Monitooringu teenus 24/7, meie infosüsteemid ja spetsialistid hoiavad silma peal teie süsteemidel. 24/7 helpdeski teenus ja siis eraldi tõin ka välja viimase punktina sellist innovaatilist lahendust. Pakume klientidele ka roboteid, mis ei ole ainult sellise fun komponendi jaoks, aga millel on täitsa oma koht olemas kliendi toimetamistes. Milline see koht täpselt on, ma ei hakka praegu rääkima,
aga julgustan teid külastada meie stendi, kus on reaalselt robot väljas ja saab uurida, milleks ta siis võib olla kasulik. Aga ta on kasulik, lisaks sellele, et saab panna ta tantsima ja lihtsalt nalja visata temaga. Kui nüüd avakõnes oli juttu, et IT ja kõik seadmed meie ümber muutuvad, siis oli seal näide, et need on ju lambid ei oleks mahtunud siia ühte ruumi. Mina nii hästi ei mäleta, aga ma tean, et olid sellised andmekeskused omavahel, mis olid niivõrd suured, et olid terved majad nende jaoks. Mina mäletan seda aega, kui olid õppeklassi suurused arvutid, aga nad olid tõesti väga suured. Ja nende haldus oli, ütleme nii, et peaaegu sama keeruline võib-olla kui sellel mehel seal sellist tänapäeva klassikalist andmekeskust või andmekeskuses olevaid infosüsteeme hallata, palju erinevaid siis rakendusi, mida jälgida. Nüüd tänapäeval on päris palju tehnoloogiaid, mis võimaldavad, ütleme nii, et sisuliselt väga väiksesesse ruumi, 2 või täpselt nii suur, panna kogu selle, nüüd on vasakul pool välja toodud, on ju hunniku, siis on ju riistvara. Ja meie Adejas nägime selles trendis kasu juba aastaid tagasi. Täna on paljud riistvaratootjad oma toodete portfelli vastavad lahendused ka nüüd lisanud. Eks see näitab, et see suund on õige, aga meie ise reaalselt enda nüüd infrastruktuuris kasutame hyperconverge lahendust juba aastaid. Ja see on tõesti olnud väga nüüd edukas ja väga õige samm omal ajal. Nii et siin koha peal julgustame ka kõiki teid, kus meiega mõelda. Teil on data center, kus on tõesti palju erinevaid komponente ja haldus tähendab seda, et palju erinevaid inimesi tegelevad, siis täna on lahendusi, kuidas seda muuta. Täpselt samamoodi või täpselt samal põhimõttel asju maksimaalselt lihtsustada teie jaoks, oleme me loonud ka töökoht teenusena teenuse, mis tegelikult tähendab seda, et teie ettevõtte sees ei ole vaja inimest, kes tegeleks päevad läbi või kas või isegi nüüd on perioodiliselt sellega, et uuele inimesele või töötajale, kes muudab oma profiili, seadistada nüüd kuidagi uutmoodi see tema arvuti, need tarkvarad, mida ta selles arvutis kasutab, ei ole vaja muretseda selle pärast, milline arvuti osta, kust osta, milline bränd ja nii edasi. Töökoht teenusena annab kliendile võimaluse meiega kokku leppida ja selle analüüsi ja kaardistuse loomulikult me teeme koos kliendiga ära sellel eesmärgil, et saada aru, millised erinevad profiilid nende töökoha või siis need ametikohtade järgi profiilid ettevõttes on. Kui see kokkuleppe on nüüd sõlmitud, siis uue inimese tekkimisel näiteks ettevõttesse Adeja poolt tuleb sinna kontorisse kokkulepitud ajal täiskomplektis töökoht koos oma kõikide seadistustega. Ehk siis inimene tuleb esmaspäeval näiteks tööle, istub arvuti taha ja tal on kõik vajalik tarkvara seal juba peal ja see arvuti tekib ka iseenesest selle ettevõtte jaoks. Ainukene koht, kus see pärast välja paistab, on kuu lõpus arve, kus siis vastavalt sellele kogusele palju inimesi tööl on, nii palju siis selle teenuse eest maksta tulebki. Nii et väga paindlik, ettevõte ei pea tegelema sellega, et oma bilanssi arvuteid võtma, mõtlema, kuidas neid pärast maha müüa, kui nad on oma selle elu ära elanud ja nii edasi. Et ühtepidi siin ei ole midagi uut, et komponentidena kõik need teenused ise, et ütleme, seesama näiteks riistvara müük või seal hiire müük või printeri müük on olnud kogu aeg, aga nüüd on seda võimalik paketina osta, et kliendi poolt on vaja anda ainult ühte sisendit, mis kirjeldab seda, mida ta ootab sellelt vahendilt. Nii nagu esimesel slaidil mul tegelikult oli üks lause, et hankida siiski kliendi poolt vaadatuna nagu tuleks mingit tulemust, mitte seadet. See on see koht, kus me palume teid mõelda koos meiega täpselt samamoodi, et see arvuti, kuvar ja hiir on sellele lõppkasutajale vajalik selleks, et täita mingisugune funktsioon, teha mingisugune seal ülesanne või täita mingisugune selle ettevõtte äri jaoks kriitiline funktsionaalsus. Kogu selle muu jutu selle juures, milline see arvuti peab olema, milline bränd, palju ta kaalub ja nii edasi, sellega ei ole küll ettevõttel igapäevaselt vaja tegeleda. Ja see on koht, kus meie saame tulla appi. Natukene järgmine samm sellest ja mida on ka täna reaalne siis vaadata ja näppida,
Nüüd EXPO alal on siis virtuaalne töökoht teenusena ehk teisisõnu on see VDI lahendus, mis ei ole nagu jällegi omakorda tegelikult midagi uut, et sellest on räägitud vähemalt 7 aastat tagasi, 5-7, täpselt ei mäleta, aga teema pole uus. Aga tänapäeval palju asju toetavad, et sedasi üles ehitatud tehniline lahendus oleks edukam, nagu näiteks võimsamad seadmed ja ka näiteks datacentri poole pealt, seesama nüüd esimene slaid Hyperconverge lahenduse puhul, need kõik komponendid annavad võimaluse tuua selle ühe töökoha hinna alla. Ja selle töökoha alla siin me nüüd mõtleme absoluutselt suvalist nüüd seadet, kaasa arvatud ka tavaline mobiiltelefon. Ja see desktop, mida te olete tarbinud, mingid rakendusi avanud seal, seda sama desktopi on võimalik iga suvaline hetk võtta üle igast suvalisest seadmest. Ja seda kõike reaalselt saab ka täna siis selles meie EXPO alas vaadata. Ja selle seadme puhul siis on need nõuded, tehnilised nõuded on tõesti väga, väga madalad. Et ütleme sellise lahenduse puhul aastaid tagasi oli praktiliselt ainukene lahendus kasutada Thin Client siis tüüpi sellist boksi, selline valmis lahendus. Tänapäeval saab sellest kasutada väga edukalt ka klassikalisest lahendusest maha kantud tööjaama näiteks. Sest selles konkreetses seadmes ei ole ei andmeid ega ka rakendusi. Ta on tõesti ainult seade, mille kaudu me seda pilti näeme. Siis jällegi julgustan seda vaatama meie demo alal. Teenus, millele tahtsin ka pöörata erilist tähelepanu, on hallatud printimine. 2 aastat tagasi ADE Actionil me juba rääkisime sellest. Täna räägime uuesti seetõttu, et on jätkuvalt olnud pigem suures pildis trend selline, et ettevõtted ostavad endale printimise jaoks seadmeid, haldavad neid ise. Kui seade on katki, siis maja sees erinevad inimesed jooksevad, arved tulevad kuu lõpus toonerite, tarvikute, garantiiremontide pealt igalt poolt kokku. Ja niimoodi, kui lihtsalt öeldes sellele lahendusele otsa vaadata, mitte kõige paremini korraldatud. Vaadates arvelduse poole pealt ja vaadates produktiivsuse poole pealt. Nüüd hallatud printimisteenus lahendabki ettevõtte jaoks kõik need ülesanded või need probleemid või siis väljakutsed ära. Siin praegu slaidi peal on näha sellised tavalised väljakutsed, mida on erinevates rollides inimesed välja toonud. Ja Managed Print Solution on siis ingliskeelne lause sellele, ta aitab lahendada kõiki neid probleeme seeläbi, et on standardiseeritud printerite, fakside, skännerite, tegelikult see kogu valdkond on laiem park, mis annab võimaluse siis läbi ühe helpdeski numbri, läbi ühe garantiikeskuse ja läbi ühe kindla partneri tarbida seda teenust siis funktsioonipõhiselt. Et jällegi kõik printerid on kontoris selleks, et nad annaks välja paberi, mille peal on andmed, mida te olete soovinud sealt saada. Printer iseenesest ei ole see eesmärk kui selline. Ja kogu selle Managed Print Solutioni puhul on need võidud, mida klient läbi selle teenuse saavutab, suures pildis nad jagunevad 4 kategooriasse. Üks on kulude pool, kus siis tänu sellele, et seadmete hulk on standardne, teenuse eest hoolitseb proaktiivselt partner, on kulud kontrolli all ja kõiksugused sõltumatud eksperdid on väitnud, et kuni 30% on võimalik sellise hallatud printimise teenuse puhul oma kulusi kokku hoida. Me oleme näinud peaaegu 30%. Statistika ütleb seal 20-30 ja tõesti see nii ongi. Produktiivsuse koha pealt seadmed on 24/7 monitooringus, kõik, mida on vaja proaktiivselt hooldada, vahetada mehaanilisi tükke, see tehakse ära enne, kui nad katki lähevad. Nii et sisuliselt võib juhtuda olukord, kus mingi hommik on inimene uksa taga uue printeriga, näiteks ütleb, et me tõime teile uue printeri, kuna vana läheb kohe katki. Teie jaoks töö läheb edasi, prindite nii palju,
kui tal on vaja ja oli nii-öelda kokku lepitud teenuse disainimise hetkel. Samamoodi uued seadmed annavad võimalusi olla keskkonnasõbralikumad ja ka selle lahenduse juurutamise juures on väga suur rõhk meie poolt nii protsessidele kui ka print policy'le kui nüüd sellisele. Tegelikult me aitame vähendada teil seda hulka pabereid, mida te tegelikult prindite. Seal on teatud tehnoloogiad selleks, teatud nipid ja nii-öelda soovitused, aga see läheb väga hästi kokku sellega, et hoiame oma puid, las nad ilusti kasvavad metsas, kus me saame oma lastega jalutada. Ja turvalisel, siis täpselt samamoodi turvalisel keskkonnal on siin ka täitsa oma roll olemas või turvalisuse eel. Nagu näiteks inimene ei saa oma pabereid kätte enne, kui ta füüsiliselt ei lähe printeri juurde ja ei lehvita seal näiteks oma kaarti. Aga on ka muid meetodeid, kuidas see sama hallatud printimisteenus seda dokumendi halduse juures nüüd turvalisust tõstab. Aga mitte kõike siiski ei ole vaja alati printida. Vahest me soovime näidata kolleegidele midagi, prindime välja, istume kuhugi maha, räägime sellest teineteisega. Aga nii-öelda tänapäevases digitaalses maailmas on palju lihtsam ja palju tegelikult huvitavam minna ruumi, mis on eraldi selleks ettevalmistatud, kus on igasugune vajalik tehnika olemas, mida saab kasutada tunduvalt lihtsamini, kui ka meie näiteks täna hommikul siin, kui oli keynote ja sissejuhatus, vahetasime kaableid, läks aega, te kõik pidid ootama, vaatasite, et jälle sama pilt, siis tegelikult me oskame käituda ka teistmoodi. Ja selle kohta ma palun Ava Lingust, kes räägib meile, milliseid fantastilisi võimalusi täna esitlustehnika meil selles valdkonnas pakub. Tervist! Aitäh, Bruno, nii põhjaliku sissejuhatuses. Tutvustaks teile natukene, mis asi on, ilmselt teate, mis asi on esitlustehnika, aga ma räägiks rohkem esitlustehnika automatiseerimisest ja juhtimisest, miks seda üldse vaja on. Kui me räägime esitlustehnika tüüplahendusest, minimaalne lahendus, meil on üks projektor, meil on üks projektorekraan, motoriseeritud võib-olla, siis on meil arvuti, millele pilti võetakse ja Blu-ray mängija. Nüüd kõigi nende seadmete, projektor, ekraan ja Blu-ray mängija on eraldi kaugjuhtimispuldid. Kõik nad tõtavad patareide peal ja suht liikuvad asjad. Ja põhiprobleemiks nende puhul on see, et aeg-ajalt kaovad, aeg-ajalt see patarei tühi, kui pole vaja ja kui me läheme veel keerukusastmega veel edasi, lisame seadmed juurde, siis see pultide rida muudkui suureneb. Ja sealt tuleb juba mõistlikumaks mõtteks juba asi nagu kuidagi tsentraliseerida. Ja siin on sama näide, kus meil on projektor, Blu-ray mängija, ekraan ja arvuti, kus me juhime ühest seadmest kõike. Ehk siis meil on kontroller, meil on Blu-ray mängija, mis me juhime Blu-ray mängijad koos infrapuna nii-öelda tulistajaga, siis meil on RS232 või Ethernet projektori kaudu juhtimine ja kõik toimub antud juhul puutetundlikult ekraanilt, kuna Blu-ray mängija tahab rohkem funktsioone kasutada kui lihtsalt play ja stop. Aga kui me nüüd hakkame asju juurde lisama, siis läheb asi meil loomulikult veel keerulisemaks, aga eesmärk on kasutajale asi võimalikult lihtsaks teha. Ja mis see lihtsus tähendab? Lihtsus tähendab seda, et kui me räägime juhtdisplayst, see on praegu meil demo, mis meil Expol on, kus meil on 4 sisendit, 4 väljundit ja sisuliselt inimkatset oleme kindlaks teinud, et inimene, kes pole kunagi isegi remote'i kasutanud, saab selle süsteemi väga hästi hakkama. Esimest korda istub taha, vaatab, panen käima, valin allika, visuaalselt kuhu suunan ja põhimõtteliselt saab hakkama. Esimene kord leiutab natukene, aga pärast juba läheb päris kiiresti. Kui me läheme nüüd natukene keerulisemaks, siis on meil pakkuda mingemaid lahendusi. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et tavaliselt, kui meil oli mitu erinevat seadet, siis meil oli vaja eraldi pildikomutaatori lülitit, eraldi heliseadet, eraldi võimendit, eraldi kontrollerit, eraldi juhtpaneeli ja muidugi eraldi kõik need seaded. Nii, läksin nii kaugele. Et see lahendus juba muutub päris keeruliseks ja kobakaks. Ja isegi kui seda nüüd ilma seda juhtimiseta kasutada, siis on see ka üks peavalu. Põhimõtteliselt peab olema palgal inimene, kes kogu aeg tegeleb sellega, et ülemus tahab näidata mingit materjali või loengu esitleja tahab midagi näidata,
loengu ajal ja tavaliselt asjad ei tööta nagu peavad, siis peab keegi kohe kuskilt otsima ja üritama seda asja lahendada. See automatiseeritud juhtimine väldib selle. Kui rääkida arengutest, mis on selles valdkonnas toimunud, siis mingi aeg oli väga popp, et kõik asju integreeritakse, et võimalikult palju asju ühte kasti ajada. Selle jooksul tehti üks viga, et üritati komponentide hinda alla ajada ja need komponendid, mis kõike tegid, ei teinud seda kõike väga hästi. Meie pakutav toode Extra läks teist teed pidi, neil oli kõik komponendid eraldi, iga vidina jaoks pidi eraldi asja ostma, eraldi funktsiooni jaoks. Seda hakkasid neid väga hästi töötavaid asju ühte kasti lööma. Tulemus on see, et tarbimine vähenes ja tase jäi samaks, võimekus jäi samaks ja rääkis vaade ja see kogu see loogika, kuidas seda kasutada, läheb lihtsamaks. Ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et kui me nüüd räägime kohast, kus meil on nagu väga palju väljundeid, väga palju sisendeid, siis üldiselt 32 kuud räkki klassikalises mõttes mahuks ära. Ma väga põhjalikult hakka rääkima, mis siin kõike näidatud, kes tunneb pildi peal midagi ära, saab sellest aru, aga mõte on see, et on nüüd Extra uus toode Crosspoint seeriast, mis üritab kõiki asju lihtsustada, ehk siis me saame asju panna umbes 6 uusisse. Ja see on siis 32 kuud versus 6 kuud. Aga kuna meil on olukord väga erinevad ja kõiki olukordi sellega lahendada ei saa, on neid mudeleid muidugi seal väga suur valik, aga alati saab kliendile välja kontsipeerida just see õige lahendus, mis tema vajadused vajad, et tal on mingid parameetrid, mis vajalikud on, mingid teised funktsionaalsed, mis vajalikud on, et kasutame nagu maksimaalselt kõiki elemente, et optimeerida kulu. Nüüd, kui rääkida juhtimisest, kogu see üritus on läbi võrgu hallatav, kui on selline vajadus. Samamoodi võib seda juhtida läbi Wi-Fi võrgu, siis on, ta on haldustarkvara kaudu tsentraalselt hallatav. Kasutajate jaoks võib eraldi lisada mingid Wi-Fi peal töötavaid nutiseadmeid või arvuti pealt juhtida samamoodi, et alati ei pea olema just puuteekraani juures toimetamas. Puuteekraan võib olla seina peal, võib laua peal olla. Ja nagu kõige intrigeerivam ongi see, et me saame nutiseadmetega seda juhtida. Ehk siis, kui inimene oma firmas, suur firma näiteks, tahab mingit esitlust teha, siis ta ei pea üldse muretsema sellest, kus see juhtpaneel asub, ta lihtsalt võtab oma nutiseadmet ja aktiveerib kõik asjad, mis vaja. Aga firmades ongi see häda, et turvalisus on nutiseadmetes probleemne. Kui sa lased oma nutiseadme Wi-Fi võrku, töövõrku, siis võib seal tekkida mingi info leke. Ja siis minu kolleeg Tarmo räägib, kuidas vältida selliseid infolekkeid ja kuidas tagada turvalisust. Aitäh, Hingus! Tere ka minu poolt, rõõm teid siin kõik näha. Mina täna räägin teile sellist asjast nagu Enterprise Mobility Management. Ja teoreetikutele ehk teie hulgast oleks mõistlik kõigepealt küsida, et mis asi see Enterprise Mobility Management on. Koosneb ta sellistest mõistetest nagu MDM, MIM, MCM ja MAM. Enterprise Mobility Managementiga me saame tegelikult hallata siis seadmeid, hallata inimeste identiteeti, hallata rakendusi, mida nad kasutavad ja hallata ka siis sisu, mida nad reaalselt nendes rakendustes tarbivad. Miks ma teile sellest rääkida tahan, on see slaid, mida Gartner siis selle aasta märtsis välja lasi, on siis esimest korda järgmisel aastal ultramobile sektori müük kogu ühikute mahus ületab traditsiooniliste arvutite ja sülearvutite müüki. Iseenesest poleks selles numbris ju midagi halba, riistaratootjad on kõik väga õnnelikud, aga põhiprobleem on võib-olla selles, et kõik need inimesed, kes oma taskutes firma andmeid kaasas kannavad, ei tee seda kõige turvalisem moel või pigem siis ebaturvaliselt. Selle jaoks on meil meie tooteportfellis selline asi nagu AirWatchi Enterprise Mobility platvorm, mis siis võimaldab
hallata kõiki seadmeid, alates siis sülearvutitest, mobiilidest, rugged device'idest, isegi mõnest printerist. Mis puudutab operatsioonisüsteeme, siis ta toetab kõiki levinumaid operatsioonisüsteeme ja me saame sellega katta kõiki kasutusvaldkondi, kas see seade kuulub ettevõttele, kas see seade on inimese enda oma või siis see seade on kuidagi ühiskasutuses. Natuke sellest funktsionaalsusest ka. Kõige lihtsam, kõige elementaarsem on loomulikult emailide lugemine läbi selle seadme. Selle jaoks on siis Airwatchil oma enda rakendus, mis siis ühildub loomulikult kõikide levinumate emaili provideritega. Lisaks siis, kui meil on soov keelata kasutajatel külastada konkurentide saite, me saame seda teha läbi Airwatchi brauseri, kus me saame siis whitelistida, blacklistida endale sobivaid siis veebilehti. Lisaks veebibrauserile saame hallata ka seda sisu, mida kliendid tarbivad siis kas siis pilvest, hübriidlahendusest või siis omaenda kontoris olevast serverist, kus siis jookseb dokumendihaldussüsteem, näiteks nagu SharePoint. Ning Airwatch võimaldab ka arendada, hallata ja kasutada siis kindlaid aplikatsioone, mida siis me heaks arvame. Näiteks kui me tahame, et kõikidel kasutajatel oleks oma Angry Birds, seda saab teha. Loomulikult on olukordi meil ka selliseid, kus pigem ongi see reaalsus, kus inimesed kasutavad oma isiklikku mobiilset seadet, telefoni, aga seda ei anna täielikult lukustada. Inimesel on omad huvid, omad aplikatsioonid, mida nad siiski tahavad kasutada. Selle jaoks saab siis sellesse telefoni tekitada oma konteineri, mille kaudu siis pääseb ligi ettevõttele olulistele andmetele, mida kaitstakse siis parooli või key-code'iga. Kokkuvõtvalt siis Enterprise Mobility Management'i kohta võiks öelda seda, et see aitab meil kontrollida seda, mida inimesed kasutavad, kuidas nad seda kasutavad ning kõike seda saab juhtida turvaliselt ühest kohast ja vastavalt siis ettevõtte tegelikule vajadustele. See kõlab natuke NSA moodi, aga tegelikult saab seda konfigureerida täpselt selliseks, et kasutajad ei tunneks ennast enda privaatsust häiritult. Kui nüüd turvalisuse teemal jätkata, siis turvaauditi seisukohast on järgmine teema, mis meil endal vähemalt kõrval liikuma paneb ADEAS. Aga kõigepealt natuke taustast. Hetkel võiks öelda, et me oleme maailmas, kus ühe tekstiga on võimalik häkkida miljoneid seadmeid. Nii valitsused, nii läänes kui idas tegelevad või neid võib seostada suunatud rünnakutega. Ja isegi turvafirmad siis, nagu Kaspersky, võivad sattuda rünnakute ohvriteks. Kõige selle juures võib öelda, et turvalisus ei ole mitte reaalsus, vaid pigem me elame ebaturvalises maailmas. Vaatamata sellele paljud pilveproviderid, näiteks nagu Microsoft, on oma tegevustes olnud tublid ja ennast sertifitseerinud erinevate turvalisuse sertifikaatidega, nagu FIPS 140-2, HIPAA ja ISO 27000 erinevad sertifikaadid, mis lubavad siis käidelda ettevõtte jaoks olulike andmeid, mitte haridus, vaid tervishoiu andmeid ja siis ka valitsuse andmeid. Vaatamata selle muidugi me peame siis, vaatamata sellele me kuuleme ka muidugi siis selliseid lauseid nagu private cloud is not dead ja Euroopa kohus siis tunnistas safe harbor põhimõtte kehtetuks. Ehk siis private cloud tegelikult ei ole veel kuhugi kadunud.
Mis puudutab muidugi infosüsteemide turvalisuse taset, siis see on pigem langustrendis. Väikeses Eestis loomulikult me ei pea kokku puutuma suunatud rünnakutega, vaid pigem tegeleme automatiseeritud rünnakutega, mis meid kõigutada pruugivad. Lisaks puutume iga päev kokku ka Zero Day turvaaukudega või siis teeb meie elu huvitavaks ka Agile tarkvaraarendus, mille käigus kas siis seda tarkvara arendades ei suudeta kõiki testida, mis laivi läheb, nii funktsionaalsuse seisukohast kui ka siis turvalisuse seisukohast. Ehk kasutada Gartneri sõnu, siis pole olemas 100% turvalist keskkonda, vaid me peame pigem keskenduma sellele, et rakendused, mida me kasutame, on ise piisavalt turvalised, et me ei peaks neid turvama ainult läbi perimeetri. Selle jaoks, kui ennast kaitsta, on loomulikult võimalik siis soetada kalleid IDS ja IPS-süsteeme, kas on siis eraldiseisvad või siis tulemüüridesse sisse pandud, kuid on kolmas võimalus veel. Ja kolmandaks võimaluseks on siis automaatsed ja kohandatud läbitungimistestid. ADES me kasutame sellist asja nagu Nessuse turvaauditit, millega siis me avastasime ka näiteks SSL Heartbleedi bugi ühes oma telefoni keskjaamas. Aga kui nüüd tulla natuke maisemate teemade juurde, siis ühe lihtsa veebilehe turvalogi võib välja näha selline, vähe keerulisema andmekeskuse turvaaudit võib näha välja selline, kus siis on kokku üle 70 keskmise raskusastmega bugi, 10 kõrge tasemega bugi ja hulgaliselt ka madalal taseme haavatavuskohti. Kes tahab reaalselt näha, kuidas tema enda veebileht või tema kohtvõrk või sisevõrk või mõni server selle auditile vastu peab, kutsun teid kindlasti proovima seda meie boksis ja samamoodi saab meie keskkonnas vaadata siis ka mobiilset AirWatchi demo.